Krokodilliga silmitsi seismine. Jah, toidutaevani jõudmine on raske. Need kutid jooksevad praktiliselt läbi nende mangroovide. Kui ma suurt isast ei leia, siis jään nälga. Nii lihtsalt ongi. Tuli juba põleb. Lubage tutvustada jahimehi. Meil on Aven, veteran, Meki, imelaps ja Gio, näljane. Issand kutid, vaadake seda praegu. Me oleme sügaval selles mangroovisüsteemis ja järgmised 24 tundi uurin koos Indoneesia kohalikega. Ja mida me otsime, on tabamatu hiiglaslik mudakraab. Nagu te näete, oleme praegu sügaval selles mangroovisüsteemis ja põhimõtteliselt näitavad nad mulle oma võtteid. Nad kasutavad traditsioonilisi meetodeid, mida nad on kasutanud sadu ja tuhandeid aastaid, et neid kraabisid siin kinni püüda. Hoiame pöialt, et saame hiljem lõkke ääres süüa tõelisi hiiglasi. Kui me midagi ei püüa, jääme nälga. Näete poisse siin eespool. Praegune tegevusplaan on uurida neid mangroove ja leida hiiglaslik mudakraab. Nagu te näete, vajun ma praegu täiesti mutta. Siin on üks auk. Nii et... Kas seal sees on krabi? Nii et seal all on krabi. Vaata seda. Ta tõmbas just selle väikese küünise välja. Sa kuuled seda hõõrumise häält. See ongi põhimõtteliselt terase hõõrumise heli vastu krabi küünise või vastu kesta. Ja siis, jah. Käevärv, olgu. Nii, tal on mõlemad küünised siin väljas. Nii et see on põhimõtteliselt küünisteta. Nii et sa lihtsalt võtad selle nüüd kinni. Nii, olemas. Tal on praegu päeva esimene krabi käes, kutid. Näete, see on lihtsalt väike emane. Ilmselgelt kutid Austraalias oleks see väike emane vist ellu jäänud. Siin Indoneesias kutid peate austama nende viise, kuidas nad siin asju teevad. Need kutid teevad seda vist selleks, et raha teenida ja toitu lauale panna. Nii et jah, nad võtavad siin põhimõtteliselt kõik, mida leiavad. See on väga jätkusuutlik. Nagu näete, on see mangroovisüsteem nii suur ja lai. Nad leiavad vaid mõned krabid, võtavad need, müüvad maha. Ma ei saa neile kuidagi öelda, et see on emane ja me peame selle tagasi panema. Kutid, ma proovin täna võtta endale eesmärgiks, et ma ei söö ühtegi emast. Nii et poisid, täna peame leidma suured isased, eks? See on kõik. Kui leiame suure isase, naudin seda hea meelega, aga kui leiame emased, lasen neil meestel teha nendega, mida nad tahavad. Kui kaugele see mangroovisüsteem tegelikult ulatub? Siit on ookeanini umbes 10 kilomeetrit, nii et meil on praegu umbes 10 kilomeetrit mangroovisüsteemi, mida uurida. Need kutid on tõelised masinad. On näha, et nad teevad seda iga päev, et toit lauale saada, sest need kutid lihtsalt rühivad mangroovidest läbi mees. Kui te mäletate, siis Austraalias olen ma hiiglaslike mudakrappidega kogu aeg tühjade kätega jäänud. Tõenäoliselt on see ainus kord mu elus, kutid, kus ma tegelikult tahan krabisid leida. Need poisid, loodetavasti näitavad nad mulle siin Indoneesias, et neid on rohkem ja me leiame hiiglase. Sa oled tubli, mürk. Poisid on kukkunud. Poisid kukuvad muud kui pikali. See on praegu tegelikult hullumeelne, kutid. Need kutid jooksevad praktiliselt läbi nende mangroovide. See on hull, kui kiiresti nad liiguvad. Midagi? Mitte midagi. See ongi põhimõtteliselt see, mida nad siin kasutavad, kutid. Näete, väga sarnane sellele, mida meie kasutame. Tükk puitu, ühes otsas on väike konks. Põhimõtteliselt nad üritavad selle vist krabi küünise vahele saada ja selle välja tõmmata. See on siin tegelikult hullumeelne. Ma poleks kunagi arvanud, et matkan siin Indoneesias läbi mingi mangroovisüsteemi koos meestega, kes on seda teinud tuhandeid ja sadu aastaid. Ja ausalt öeldes üritan ma lihtsalt kuidagi sammu pidada, kutid. Nii et ma proovin. Muu jumal. Umbes nii kiiresti ma praegu liigun, kutid. Poisid ütlesid siin midagi päris naljakat. Nad ütlesid, et tegelikult on toiduparadiisi jõudmine raske. See ongi nende ütlus. Nad just rääkisid mulle, et neil on see mangroovisüsteem täielikult kaardistatud. Nad teavad, kus iga üksik auk on ja kus võiks olla iga võimalik mudakrabi peidukoht. Ja kui nad näevad värsket muda või mingit liikumist või midagi sellist, siis nad tavaliselt kontrollivad seda. Sellepärast nad liiguvadki nii kiiresti. See on suur mudakarp. Nagu näed, on see siin. Kas te sööte neid? Jah, selge. Nemad söövad neid suuri mudakarpe. Nad panevad selle kohe oma kotti. Wow. Ma higistan praegu nagu pöörane, kallis. Wow, need kutid panevad mind sisuliselt mangroovide vahel maratoni jooksma. Olgu, meil on veel 10 kilomeetrit minna. 1 kilomeeter on tehtud. Issand, see on pöörane. Poisid leidsid just suure, ma arvan, et see on üleulatuv koht siin. Ja nad ütlevad, et siin on palju värsket muda.
ma arvan, et siin võib keegi sees olla. Sa kuuled seda kõlisevat heli. Tal on see praegu käes, see tuleb välja. Tal on see. Lihtsalt väike beebikrabi. See ei tundu õige, kui teid lihtsalt öelda neile, et pange väikesed emased tagasi. Nii et nad peavadki tegema seda, mida vaja. Kui nad tahavad väikseid emasid alles hoida, siis see on okei, aga mina ei hakka neid väikseid emaseid sööma lihtsalt sellepärast, et kui see mulle ei sobi, siis ma ei tee seda. Nii et poisid, me peame siit ühe suure isase leidma, muidu jääma nälga. Olgu! Poisid, siin on mudakrabidega tegelenud juba beebidest saadik. Nende vanemad näitasid neile siin, kuidas mudakrabisid püüda. Ja kooli ajal, nagu ma aru sain, tulid nad siia ja püüdsid mudakrabisid. See oligi põhimõtteliselt viis, kuidas nad oma kooliteed rahastasid. Ma just küsisin poiste käest, kui tihti nad mudakrabisid söövad. Ja ilmselt söövad nad seda iga päev. Nagu te teate, Austraalias ja USAs ning mujal maksate nende mudakrapide eest väga palju raha. Ja see, et nad seda iga päev söövad, mees, see on lihtsalt uskumatu. Praegu liigume üsna sügavasse kanalisse, mis minu arvates on päris hea koht krabide leidmiseks. Ilmselt on see mangroovisüsteem krokodillide poolest üsna tuntud, nii et peame lihtsalt lootma, et me siin liikudes mõnda suurt soolavee krokodilli ei kohta. Aga see ongi see, mida tegema peab, mees. Ma olen siin kohalikega väljas. Ma ei kavatse küll tagasi pöörduda ainult krokodilli pärast. Mees, kui me läheme krokodilliga vastamisi, siis läheb andmiseks, ma arvan. Grillime krokodilli. Kohalikud poisid ütlevad, et pole midagi, mida ei saaks grillida. Nii et leidsin just siit augu. Seal siis on krabi. Olgu, tal on see siin. Seal ta ongi, just seal. Väike isane just seal. Hea töö, oi. Ikka veel pole see õige suurus, mida me siin praegu tegelikult otsime, aga me tahame leida ühe suure. Me leiame suure isase, mees. Pole võimalik, et ei leia. Kui me suurt isast ei leia, siis jään nälga. Nii lihtsalt ongi. Ma ei lahku siit kuradima Indoneesia kõrvalisest mangroovisüsteemist enne, kui olen leidnud ühe tõelise hiiglasliku isase. Neil on põhimõtteliselt Google Maps peas alla laetud. Nad teavad täpselt, kuhu nad siin lähevad. Praegu oleme ilmselt umbes 4 kilomeetrit sügaval selles mangroovisüsteemis. Meie jaoks hakkab kõik täpselt ühesugune välja nägema. Aga need kutid teavad iga sammu. Nad teavad iga auku. Olgu, ma lihtsalt küsin poiste käest, kas siin igal pool on krokodille ja nii edasi ja nad ütlevad põhimõtteliselt, et mida lähemale me jõe suudmele jõuame, seda suurem on tõenäosus, et me satume krokodilliga silmitsi. Jah, see on natuke hirmutav tunne, ma ei hakka valetama. Mida nad teevad, kui nad satuvad krokodilliga silmitsi? Kas sa saad neid küsida? Võib-olla me jookseme. Ei, me jookseme. Jah, meie otsime süüa ja nemad otsivad süüa, nii et me jookseme ka. Nad korjavad neid suuri mudakarpisid. Kas nad müüvad neid? Kas nad hoiavad neid endale? Ma arvan, et need on toiduks. Need on toiduks. Enamik inimesi teab sellest. Nii et jah, keegi ei osta neid. Nad lihtsalt söövad neid. Proovi hiljem mõnda neist. Aga teate, kui me ei leia suurt isast mudakrabi, siis ma olen pettunud. Nii et poisid, suur isane mudakrabi, me peame selle leidma. Lähme. Tavaliselt on kõik see vee all. Praegu on tohutult madal mõõn. Vesi on ära voolanud. Sellepärast me saamegi läbi selle mangroovisüsteemi kõndida. Ainus viis neid aeglustada on neile sigarette pakkuda. Nii et sa lihtsalt kutsud neid tagasi. Poisid, meil on sigaretid. Tulge tagasi. Tulge tagasi. See on ainus viis, kuidas nad tagasi tulevad. Muidu jätavad nad meid lihtsalt maha. Te ei usu, kutid. Mul on praegu väga janu. Vaadake seda. Meil on kookospähkel. Selle sees pole midagi. Jah, just siis, kui arvasime, et saame natuke vedelikku, pole siin sees midagi. Kuramus, olgu. Tundub, et jõuame selle mangroovisüsteemi lõppu. Vaatame seda. Siin on ilus roheline järv. Ma arvan, et meil on veel natuke minna. Sinna poole jäävad suured augud. Jah, poisid ütlevad, et nad on siin näinud mõnda krokodilli. Nii et ilmselt, kui nad tõesti nälga jäävad, tulevad nad sügavale siia mangroovisüsteemi sisse. Ma proovin hoida veepiirist eemale, sest ma ei taha, et meri krokodill mind nahka paneks. Ära lase neil nagu lehmadel. Hobused tulevad vee järele. Ja siis krokodill tuleb lihtsalt toidu pärast. Okei, nii et krokodillid luuravad põhimõtteliselt just siin kallastel. Lähme lihtsalt sellest veest eemale. Ma ei kavatse olla järgmine eine. See ei juhtu. Täpselt nii, me kohtume temaga. Me jookseme. Me kohtume temaga, me jookseme. See on plaan. Ma arvan, et poisid leidsid siit suure krabi, kutid. Vaadake seda. See on korralik. Me saime selle emas krabi. Ta on praegu väga ärevil, näete? Need emased on palju äkilisemad kui isased.
ma arvan, et see kehtib nii krabimaailmas kui ka pärismaailmas 100%. Me jätame selle alles. See on päris korraliku suurusega emane. Hea emane, poisid, hea töö. Vuh, see on tänaseks suurem krabi. See pole ikka veel see hiiglaslik isane, keda me otsime. Me peame leidma tõeliselt suure isase. Ja siis loodetavasti, kui me ühe neist poistest leiame, saame selle hiljem ära küpsetada. Poisid ütlevad põhimõtteliselt, et see suur emane on väga hea märk, siin lähedal on ka isane. Nad arvavad, et siin peaks olema suur isane, kes paaritub just selle emasega. Vaata seda, nad märkasid just suurt krabi. Püha taevas, vaadake seda kraabi, poisid. Sa teed nalja, vaata seda. See on suur isane, see on suur isane, see on suur mudakrabi, see on suur isane. Olgu, vaadake seda seal, võtid. Sellepärast me tulimegi. Vaadake seda, poisid. Seda me tahtsimegi. Vaadake seda krabi. Me tegime selle ära. Vaadake seda hiiglaslikku isast mudakrabi. Jehaa! Meil on see tehtud, poisid. Vaata neid kääri, mees. Väga roostekarva värv siin. Tal on selline tume oranž toon. Vähemalt Austraalias, kui nad on sellist roostekarva värvi, seda tumedat oranži, siis see tähendab, et nad on kohe oma kesta vahetamas ja saavad uue kesta. Ma ütlesin poistele, et leiame koha, teeme grilli. Teeme süüa ja naudime seda lõunaks. Mis arvad, Gio? Jaa. Läheme siit minema. Me tegimegi selle ära. Hästi. Vaat seda suuremat. Mul on kõht tühi. Jah, mul on ka kõht tühi. Me jalutame praegu ringi, korjame nendelt puudelt hagu, nagu näed otse minu selja taga. Me teeme tule üles otse selle järve ääres siin. Paneme tule üles ja hakkame kohe neid mudakrabisid küpsetama. Oleme siin natuke higistanud ka, ma ei tea, kuidas teil poistel on, aga mina olen küll kohutavalt näljane. Ma arvan, et teeme tule üles. Olgu, natuke liiklust, see kõik on surnud. Olgu, mis sa siin teed? Lõkke süütamisega. Nad on siit lihtsalt natuke koort lahti murdnud, nagu näed, ja nad on just hakanud tuld üles tegema. Nad lisavad sellele tulele aeglaselt väikseid oksi. Ilmselgelt tahavad nad seda väga aeglaselt üles ehitada. Nüüd, kas nad teevad siin sütealuse või panevad nad selle otse leeki? Mudakrabi, kuidas nad seda teevad? Otse leegi peale? Olgu, paneme selle tule tööle ja hakkame seda mudakrabi küpsetama, mees. Ma olen nii pagana elevil. Me tegime selle ära, poisid. Lihtsalt aeglaselt ehitavad seda praegu selliseks korralikuks linnupesaks. See on tugev. Olgu, natuke suuremad puud. Olgu, praegu on tuli juba all, kõik poisid on siin ja ma lihtsalt mõtlen sellele. See oli ilmselt üks raskemaid mangroove, millest ma oma elus olen pidanud läbi minema. See on palju rohkem nagu kõva ja lihtsalt valus. Mees, mul on kõva isu peale tulnud. Ma ei tea, kuidas teil poistel on, aga mina olen räigelt näljane ja ei jõua ära oodata, millal see krabi kohe tulele saab. Selle nimel me praegu elamegi. Me oleme siin väljas, me hakkame seda pidusööki nautima, see juba küpseb. Teate küll, pange kommentaaridesse kirja. Kommentaarid juba kihavad. Ma armastan teid kõiki. Meil on siin hiigel krabikutid. Nad tahtsid selle kohe elusalt tulele panna, aga ma palusin neil, et nad tapaksid selle inimlikult. Ja me teeme seda nii humaanse viisil kui võimalik. Põhimõtteliselt on tema kesknärvisüsteem siin kehas. Lihtsalt torka üks kord otse alla. Nii. Ja nüüd on ta täiesti surnud, kutid. Ta on surnud, nagu te näete. Tal pole enam midagi sees alles. Siin on see koletu mudakraab, kutid. Paneme ta kohe tulele. See küpseb otse tule kohal. Täiesti ilus. See ongi õige viis seda teha. Ta sõrad liiguvad ikka veel. Ja see on vist kõikidest nendest närvidest ja muust sellisest. Nüüd see krabi küpseb oma enda mahlas, nagu näete. See ajab mind praegu nii nälga. Jah, nad panevad kõrvale ka mõned mudakarbid, mis nad leidsid. Kui kaua nad tavaliselt krabi tule kohal hoiavad? 10 minutit. 10 minutit? Jah. Niipea, kui see ergoranžiks muutub ja siis nad võtavad selle ära. Ja. Austraalias on sama. Umbes 10 minutit otse tule kohal. Kui see muutub ergoranžiks, siis tead, et on aeg see ära võtta. Mind huvitab väga, kas need maitsevad teistmoodi kui need, mida me Austraalias saame. Nii et jah, see on põnev. Vau, kui rannakarbid abanevad, on nad põhimõtteliselt söömiseks valmis. On see nii? Jah.
Okei, nii et niipea kui need rannakarbid avanevad, hakkavad poisid neid kohe sööma. Sa näed neid seal? Ma pole kunagi varem ühtegi neist suurtest mudakarpidest söönud, nii et ma olen tõesti väga elevil, et seda proovida. Nii et selle hiiglasliku mudakrabi eest kutid müüksid nad selle siin Indoneesias põhimõtteliselt kõikidele restoranidele ja teistele umbes 14 eest, selle hiiglasliku mudakrabi eest. Nad saavad nende hiiglaslike isaste mudakrapide või ükskõik milliste mudakrapide eest siin 7 Austraalia dollarit kilo kohta. Nii et jah, see on täiesti pöörane. Te teate, kui palju mudakrabi maksab supermarketites ja teie restoranides? Hullumeelne, et nad müüvad seda nii odavalt. Meil on praegu tõeline mereandide pidusöök. On aeg poistel sööma hakata. Nii et, poisid, meil oli täna tõesti hea jaht. Ma arvan, et on aeg, et kõik võtaksid natuke mereande ja naudiksid seda. Sööme natuke, meil õnnestus see ära teha. Me leidsime hiiglasliku isase mudakrabi. Nii et andke minna, võtke mida iganes soovite. Teie olite need, kes mulle näitasid, kuhu minna. Nii et võtke teie. Olgu, proovime kõigepealt mudakarpisid. Proovime kõik ühe ära. Jah, hästi. Me kõik proovime ühe ära. Ma pole tegelikult kunagi varem ühtegi neist söönud. Nagu näete, need on need mudakarbid, mis me leidsime. Terviseks, poisid. See on nagu segu kammkarbist ja austrist. See on vist parim viis seda kirjeldada. See on natuke nätske nagu kammkarp, aga maitse on nagu austril. Tegelikult on see väga-väga hea. Mulle meeldib. See on hea. Aeg asuda peakoha kallale, kallis. See hiiglaslik isane mudakraab, mille me kätte saime. Ma muran ühe neist lahti. Kas te, kutid, lubate mul ühe suure pulga kommi võtta? Kas see sobib? Said selle endale. Kas ma võin proovida? Hästi. Vaadake seda praegu, kutid. Meil on hiiglaslik isase mudakrabi pulgakomm. Vaadake seda. See krabi oli täiesti liha täis. Näete ise. Nii, meil on siin see tohutu pulgakomm, kutid. On aeg see ette võtta. Indoneesia mudakraab. Vaatame, kuidas see alla läheb. Wow. Ma ei suuda kirjeldada, kui hea see maitseb, kutid. See on tõesti üks parimaid mereande üldse. See on üks parimaid mereande, mida siin planeedil maa saada võib. Hiiglaslik mudakraab otse kuradi mudaväljadelt, mis on kohe meie selja taga. Mina ja poisid, me kavatseme selle kõik ära süüa, kutid. See on meie eine. Mul on olnud väga tore teid kaasa võtta sellele teekonnale ja ma tahan öelda teile suur aitäh. Suur tänu McCloskile ja kõigile teile, poisid, et meid välja viisite. See on olnud üks pöörane episood. Ärge unustage panna laiki ja tellida kanalit, kui see teile meeldis. Ja kohtume juba järgmisel pöörasel seiklusel. Palju armastust, Shiho!